Kasutades nüüd meie külahinge Aili sõnu, siis võtan lühidalt kokku. Pajusis on mõnus elada ja Pajusis on mõnusad inimesed. Ma arvan, et sellele ei vaidle mitte keegi vastu. Siin tõesti on mõnus ja siin on mingi vibe, mis alati siia tagasi kutsub. Tänane õhtupoolik on nüüd täis pikitud erinevaid etteasteid ja ma kiirelt tutvustangi teile ja kellaajad võivad natukene nihkuda. Kohe pärast mind tutvustab Rutt Tänav Pajusi kandi ajalugu. 15.25 esitab rahvatantsurühm Kaljaan 2 tantsu. 15.35 ajaloominutid jälle Rutt Tänav esituses. 15.50 on jälle rahvatantsijad teie ees. 16.20 esineb Peeter Kaljumäe. 17.20 orienteeruvalt on tammede istutamine ja 18.00 alustab tantsuks ansambel Irene ja Ivar Hansen. Aga mis siis ikka? Kuulutame peo avatuks. Soovin teile toredat, rõõmsat, meeleolukat õhtupoolikut. Pajusi jutt saab täna siis natukene varasemale ajaloole keskenduma, kuna see 425 niimoodi liigub kusagil silmapiiril. No, võib minna tagasi ka muinasaega, sest et Pajusi kandist on leitud juba 19. sajandil väga toredaid asju, selliseid, mis pärinevad lausa 7. või kuni isegi 9. sajandil, niivõrd vanu. On leitud siis kalmetest ehteid, sõlgi, keesid, pärgasid, nõelu, kirveid ja odaotsi ka, nii et nii naiste kui meeste varandust. Muidu Pajusi kant nagu Kesk-Eesti üldse oli kindlasti märksa vesisem, kui ta praegu on. Ja väga paljud majapidamised on asunud suhteliselt eraldatult oma ette, just kui saarte peal. Sellest on jäänud ka talude nimesid Andressaare, Otissaare, Vahesaare, Vana-Jüri saare ja kindlasti leiab neid ümberkaudu ja naabrusest veelgi. Ja on ka niimoodi hiljem 30ndatel veel öeldud, et Luige, see on selline koht, kus on 15 talu nagu 15 omaette vabariiki ja Tapiku kanti on lausa omaette vabariigiks nimetatud. Nii et väga palju omaette olemist. See Pajusi piirkond, nagu kogu Põltsamaa kihelkond, oli siis selles pisikeses muinas Mõhu maakonnas. Ja siin see piirkonna ainukene linnamägi, ehk siis muinas linnus, kuhu sai sõdade eest pakku minna, peale selle, et kuhugi Soosaarele minna peitu, oli Kalana juures Otissaare. Ja Otissaare kohta on siis niimoodi lugu, et see tuntud Tartu esmamainimise aasta 1030, kui vürst Jaroslav Tark käis seal põletamas, et siis ta põletas Otissaares ka, aga Tartu läks kirja Otissaare esmamainimist. Ei ole nagu kohanud, et vist läksin mikrofonile liiga ligi. Ja põletasid, muinaseestlased ehitasid Otissaare linnuse veel uhkemini, suuremini üles ja 1212 tulid siis venelased jälle vaatasid, juba nad on jälle midagi ehitanud, vaja uuesti maha põletada. Paletasin, need olid juba sakslased, kes teinekord põletasid. Aga Pajusi küla, Pajus kujul on leitud ka 1583, aga põhiline on jah siis Poola maa revisjon. Ja üldse väga palju tänu oleme esmamainimiste eest just võlgu poolakatele, kes väga korralikult hakkasid kõike kirja panema, igasuguseid revisjone ja inventuure tegema. Nii et siis 1599 on siis see Poola maa revisjoni kirjapanek, mille järgi me täna 425. aastapäeva peame. Siis oli küla, aga pärast poolakaid tuli Rootsi aeg ja Pajusisse tehti mõis. Ja rootsiaegsetel kaartidel on juba Pajusi mõis ja küla enam ei ole. Üks selline kaart, mida täna hommikul vaatasin, oli nii umbes 1684 aastast. Ja küll aga oli seal siis palju teisi külasid, mis on praegugi olemas ja mis on ka 18. sajandi Mellini kaartidel olemas, nagu Loopre, Raasna, Mõisaküla
Kallalinn Kalana asemel, Mõrtsi, Alastvere, Sopi, Kõrgküla, Arisvere, Väike-Luige, mõlemad Lahavered, nii suur kui väike, Kauru, Udu, Tamsi ja et minu enda kodukanti minna, siis ka veel Kose, Kõpu, Aidu, Oja ja Vägari. Oja on see, mida me teame nüüd Oe nime all. Sellised külad siis. Aga mõis siin oli ligikaudu 10 000 hektarit suur ning praegune Häärberg olevat selle koha peal 3. Mingil ajal on kirjutatud, et Häärberg on väga kehvas seisus. Omanikeks alguses olid need samad mehed, kellele kuulus Põltsamaa loss, et kogu kihelkond või isegi 3 kuulusid Põltsamaa lossi juurde. Ja need olid siis Rootsi-aegne Rangel ja pärast Põhjasõda siis Heinrich Fick. Aga Katariina esimese ajast alates läheb Pajusi mõisa tee natukene teist rada. Katariina esimene annetas siis Ivan Biibikovile, ühele sellisele inimesele. Ja tema käest, selle Biibikovi käest nii umbes 40 aastat hiljem ostis jällegi Põltsamaa lossi omanik Pajusi mõisa endale. Tegi siin klaasikoja ja nagu ta igale poole neid tegi. Aga pärast selle kuulsa majandusmehe ja Edeva lossi kaunistaja Lau surma ja pankrotti määrati senati ukaasiga Pajusi taas Biibikovide perekonnale. Aga siis see järjekordne Biibikov pantis ühele Blumenile. Blumen pantis omakorda edasi inglise kaupmehele John Morrisonile. Ja siis lõpuks tulebki Vaalide aeg. 1820. aastal ostis Karl Gustav von Vaal 100 000 hõberubla eest selle mõisa endale. Ise ta elas küll oma surmani Põltsamaa lossis, ehk siis 5 järgmist aastat veel. Küll aga majandas ja arendas Pajusis. Ja siinkohal tahaks seletada või meenutada mingid sellised mõisted, mis mõisate juurde käivad, mille natuke ekslikku kasutamist olen viimasel ajal märganud. Et siin oli jutt omanikest ja ka kusagil on ka valitsejad. Valitseja ei ole omanik. Valitseja on nagu tegevdirektorid. Keegi on firma omanik ja see omanik võtab tööle tegevdirektori ehk siis mõisa valitseja. Nii nagu Toots käis Venemaal mõisa valitsejaks, seda kui mõisa omanik ei olnud seal. Ja siis olen märganud veel sellist sõna nagu mõisamees. Siit on nüüd 2 tantsu, Madli valts ja perekonna valts. Aga palun!
see saab au. Vals tuttav on, mida sa ikka veel hing. Ju põrandal tantsijaist moodustub ring, kus papa ja mamma ja tütreke noor ning vanavad memmega keerlevad koos. Kus papa ja mamma ja tütreke noor ning vanavad memmega keerlevad koos. Sest tantsus on seadused vahetud paar, nämini ja pihta seal pitsitab paar. Ja väimehele mides silmad ja suu, talle maga ees seisab jällegi tuul. Nüüd äia ta keerutab miniga koos ja papal on partneriks tütreke noor. Nüüd äia ta keerutab miniga koos ja papal on partneriks tütreke noor. Lihtsam see perekonnavalss on kõigile teada ja tuntud see tants, kus õiglane saatus sul partneri toob. Ta peale ei hakka, ei aastad, ei muud. Las põruda põrand ja rappuda rõõm. Las soeng läheb segi ja tuli on kuum. Las põruda põrand ja rappuda rõõm. Las soeng läheb segi ja tuli on kuum. On lihtsam see perekonnavalss, on kõigile teada ja tuntud see tants, kus õiglane saatus sul partneri toob. Ta peale ei hakka, ei aastad, ei muud. Selle koha peale sobib hästi üks tsitaat Postimehest 1935. aastast ja käib see Pisisaare kooli laste kevadpeo kohta. Iseäralise tähelepanuga võeti vastu rahvatantsud ja lastekoori laulud. Tantsudes meeldisid muidugi laste elav tegevus ja meie vana rahvariietus, mis oma elavate Eesti värvidega vaataja silmale tõelist naudingut pakkus. Iseäranis meie mageda moodsa riietusega võrreldes. Aga mis sest mõisast edasi sai ja Pajusist? Maareformiga oli mõisal kui sellisel ju lõpp. Aga Pajusi mõis jäeti reservi. Oli mõte teha temast põllutöökool. Viljandi maakonda kuulusime ja Viljandi maakonnas, eks ole, Olustere, Vanavõidu ja Pajusi oleks ka tulnud. Aga veiutati ja aeg läks edasi ja siis oli juba ühel aastal nii, et kas seal Vanavõiduski oli ainult 14 õpilast põllutöökoolis. Üheaastane kursus pidi olema, ta pikem ei pidanudki kestma. Ja siis kunagi 30. alguses saadi aru, et ega sellest põllutöökooli asjast sellest ikka ei tule midagi välja. Vahepeal oli plaan hoopiski Tori hobuse kasvatus siia kolida. See jäi ka tegemata. Aga Anti Mõis siis kunagi ikkagi riigilt Viljandi maavalitsusele ja kuna siin Pajusi ümber oli mõisatöölisi, võib-olla need, keda moonakateks on harjutud nimetama või neid oli päris palju ripakil, nad kõik oleksid tahtnud väga maad saada. Ja oli kindlasti ka neid, kes vabadussõjas võidelnutena olid õigustatud maad saama. Nii et siis tekkisid ikkagi mõisatesse asundused, Pajusi mõõdeti ka kruntideks, mõisas endas tehti oksjon ja see oksjon oli 34. aastal, 33, jah, ja sellest oksjonist oli tulu saadud kokku 2000 krooni. Ma arvan, sel ajal oli see päris suur raha. Aga see tähendas siis seda, et õhtul niimoodi läksid inimesed koju, kellel punnik, kellel lehik sabas, ehk siis lehmad, lambad, loomad, kõik, võib vast öelda, kõik liikuv vara läks müügiks. Ja mida taheti teha?
Pajusi vallal oli kooliga jama. No Lahaveres oli kool, Tapiku oli varem omaette vald. Mingil ajal liideti Tapiku siia külge, eks ole. No see endist Kurista valda, seda ma täna ei tahaks üldse jutuks võtta, see on siis see Aidu kant. Noh, päriselt isegi niimoodi, et Jõgeva-Põltsamaa maantee veer Arukse külast siis selle päris Kuristani, ma ütlen hea küll Kaaveni, sinna, kus meil järv on, sinnani välja. Et sellest ma ei tahaks praegu, muidu läheb jutt väga pikaks. Koduküla siiski. Ja läks nagu kultuuri alla. Kindlustusseltsid ka juba 19. sajandist. Aga siis piimaühingud. No need on kõik meil sellised 20. sajandi, ütleme teisel kümnendil asutatud vastavalt 1911 ja 12 ja 14 ja sellised aastad. Noh, natukene hiljem ka mõned, et siis Pajusi Kalana oli esimene jällegi, et tegelikult asukoht Kalanas, aga nimetus valla järgi Pajusi Kalana. Hiljem tehti Pajusisse Pajusi Paala nimeline. Lahavere järgmiseks, siis Pajusis tehti kontrollühing. See oli mõeldud siis selleks, et karjaga oleks asi selge. Karja kontrollühing. Et käisid konsulendid vaatamas, kuidas karja peetakse ja andsid soovitusi ja niimoodi. Siis Tapiku põllutöö riistade ja masinatarvitajate ühing. Lahavere turbaühing. See oli siis mõeldud ühiselt alusturba. Siis Lahaveres tehti järgmiseks. Siis tuli veel Tapikul piimaühing, Rutikvere piimaühing. No, Rutikveres läks asi üldse niimoodi, et seal Luige ja Rutikverega kokku. No, Rutikveres endas oli 3 hoonet niimoodi risti peal, millest kõigis oli mingisugune piimaühing olemas. Kas siis era- või ühistu oma. Kalana kütiselts, et ühine ulukite eest hoolitsemine, toitmine, röövlindude hävitamine, sellised teemad. Ja siis veel masinatarvitajate ühing Põld. Eraldi rühma moodustasid veel perenaiste seltsid, et seda nüüd ei oskagi, on ta nüüd majanduslik või kultuuriline, aga siis ütleme naiste teema oli need kõik naiste tegevusega seotud, olgu ta siis koogiretseptist või kodu koristamisest, õmblemisest, ükskõik siis milleni. Poodisid oli ka vallas üksjagu, igale poole jätkus. Rutikveres oli August Elkeni pood, Lahaveres oli Gustav Konseni pood, Paala meie reis siin samas oli siis Rudolf Saare pood ja Kalanas Juhan Lindebergi pood. Tapikul Vassili Volkovi pood ja Rutikveres lisaks poele oli apteek ka. No, Aidus oli ka, ma ei olegi järje peale saanud, neid poodi oli ilmselt rohkem kui üks. Vähemalt 2 vaja või maja kohta mul on näidatud, kus enne ka pood oli. Aga lõpetuseks veel kord üks tsitaat ja see on nüüd Pajusi rahva märgukirjast riigihoidjale, mille nad saatsid 1937. aastal, et kohalik viinapood ära kaotataks. Nii, ja tsitaat selline. Me tahame olla vaba rahvas, tahame sügavamat hinge ja vaimu arenemist ja kasvamist. Tahame elada õnnelikku kultuurrahva elu. Ja seda võimalust soovin meile kõigile. Aitäh! Suur tänu Rutile. Järgmiseks tuleb Kaljani pere ja teeb ühe etenduse. Aga mina ei ole pädev sellest etenduse ajaloost rääkima, nii et palun Maia, tule aita mind välja. Et kuna siin on selline tore ajalooline hetk, siis ka meie läheme natukene hästi sügavale, ehk siis sealt, kus sai tants kunagi alguse. Ja selle etenduse me lõime Pajusi rahvamaa 90. sünnipäevaks ja Kaljani 85. sünnipäevaks, nii et 2 juubelit ühe korraga. Ja lugu siis sündis niimoodi, et kui üldse tants meie sekka jõudis, siis tegelikult esimeseks tantsijateks olid mehed. Mehed siis alustasid Kiigeplatsil või kuskil kõrtsis oma siis selliseid jõukatsumisi ja nii sündisid siis esimesed tantsuliigutused.
hiljem kaasati alles naised tööpõldudelt, töötubadest, lapsed ja nii edasi see tantsu pisik keerlema hakkas. Läbi tantsu siis loomulikult jutustati väga palju lugusid, mindi koos talgutele, peeti talgusid ka sellel ajal ja loomulikult tantsides ja lauldes saadeti ka juba üle koduläve oma järgnevaid põlvi edasi minema. Nii et väike sisu tutvustus teile, aga nüüd siis meie selline tantsuetendus üle koduläve. Aitäh ja vaadake meid! Hei naabrimees, mis teed? Mis teen, näe. Kirves vaja töökorda seada. Puud ootavad lõhkumist. Ah, oled sina alles aeglane. Mul talvepuud ammu juba lõhutud. Nojah, jälle tuleb siia ooplema. Aga kes see koera saab ikka kergitab, kui mitte koer ise? Aivar, siis ka üle koduläve lubatud. Ots naine ikka teab, et üle tuli. Naisi pole ju kodus. Ah, just. Ma ei oska küsija suu pihta lööda. Huvitav, kas naised on? Naised on ju kõik Pireti juures Väetalus, Sääre-Paelo kudumis töökojas.
Hei naabrimees, No nii, mis sa jälle tahad? tule, kui sa ükskord oma puud ära lõhutud saad. Ükskord. Kus sa siis nad? Loobinunnikusse. Loobinunnikusse, riita ei lava. Okei, äkki teen ühe riida, näed. Aga milleks sul seda posti vaja võib minna? Panen riida otsapuuks. Otsapuuks, alla ei taha panna või? Aga kõrge riit äkki teil ühe riida aitabki. Üks riit aitab või? No jah. Ei tea, äkki läheb ikka 2 vaja. Teed kõrge küll, aga ikka jääb puudu. Või mis? 2, aga... No mina arvan, et äkki 3 teeb ühe tagavaraks. 3 tagavaraks või? Mul kurat. Naine kodus kogu aeg kurdab, et talved külmad, äkki 4 vaja. 4. Aga siis võiks ju sama hästi ju 5 teha juba, te madalamad riidad, tee 5 riita. Paneme 5. Väga jah, 5. Tuleb välja. Aga varuks peab kõike jääma, äkki tuleb... Isegi 5 teeb puudu. Äkki läheb talv pikaks ka, äkki on vaja 6 panna. 6. Aga ma ei tea. Kõik sõltub sellest, mis su naine arvab. No naise käest julge küsida, seda veel rohkem. Mehed, mida te jaurate siin? 6 on vähe, 7 on vaja, 7 riita on vaja ära teha. 7. Ma ei rääkinud. aias jooksevad. Püüame nad kinni. No kus on, eks sinna tuleb ikka juurde. Kes aias, mesilane aias, mis nimi, lapsed tema nimi. Käi läbi, roosi põõsaste ja otsi kohta, kus sa saad ja lükka teine sisse. Seidime Tuurõpuu Maarjal, Peterselli ja Pihtelehe. Esihüppestime lehma ja poole, üle aia Haaviku mõtsa. Kell püssi, püüdku teda kinni. Me lähme kest lõikama, kes hakkab pihke köitma, kas armas sõber tahad saan, ka meie setsi heita. Mina otsin ja sina otsin ja igaüks otsib oma. Mina leidsin ja sina leidsid, kes hooletu jääb ilma. Me lähme lina
hakkab viina köitma, kes armas sõber tahab ka meie seltsi heita. Mina otsin ja sina otsid ja igaüks otsib oma. Mina leidsin ja sina leidsid, kes hooletu jääb ilma. Me lähme heina tegema, kes hakkab loobu võtma. Kas arvas sõber tahab sa ka meie seltsi heita? Mina otsin ja sina otsid ja igaüks otsib oma. Mina leidsin ja sina leidsid, kes hooletu jääb ilma. ja taat tõstis halge ja nõnda see asi neil muutlik käis. ja taat tegid puurida õue ja truu sai puurida täis. puurida, puurida, puurida ja puurida, puurida, puurida ja aga mida sina puurid, kui puuri ei ole ja õlu on leige ka. Riid sai suur ja halge oli mitu, kõik oli eidetaadi kätte pool. Selle peale tehti ka pisikesed tropid ja nõndamoodi jõudiski kätte, sest et riid oli suur ja halge oli mitu ja töö oli tehtud töö. Puurida, puurida, puurida ja puurida, puurida, puurida ja aga mida sina puurid, kui puuri ei ole ja õlu on leige ka. Sai selle kohta valmis laul. Mina oma laulu küll ise ei kiida, et tõele tuleb igatahes anda au, sest et Keit ja Taat tegid õige suure riida ja laul on mul tipp-topp laul. Puurida, puurida, puurida ja puurida, puurida, puurida ja aga mina sina puurid, kui puuri ei ole ja õlu on leige ka. Puurida, puurida, puurida ja puurida, puurida, puurida ja aga mina sina puurid, kui puuri ei ole ja õlu on leige ka.
ajab rohedasti juttu. Kas sa ei näe, et neil tahtakse juttu? Kuuled sa poiss, miks ajab rohedasti juttu? Kas sa ei näe, et neil tahtakse juttu? Natukene väike paus, enne kui esinejad ennast ära setivad ja muusikalist vahepeal pakub meile Martin. Siis tema otsustab, peale selle, et ta kohale tuleb, otsustab, et ta teeb ka meile üllatuse. Nii et palume siis, härrad, laval nad juba on, mängima Peeter Kaljumäe ja Artur Raidmets. Tere, armsad sõbrad! Asja on siin ilmas, mis mulle meeldivad. Viinelõbus laulja naised, kes armu vajavad. Et mulle ikka olnud nad saatjaks alati, sest laulan kiidulaulu ma neile surmani. Lõbus laulja viin, kuid sa neid maitsed, kaob muure ja piin. Kirglised naised, lõbus laulja viin, kui sa neid maitsed, kaob muure ja piin. Mulle meeldib, nagu Peeter alati ütleb, et niisugune lause, et tervis siis ka minu poolt. Ja küll on ilus ilm, aitäh teile. Meie Peetriga täna laulame ja mängime siis 30ndate aastate kupleelaule ja lihtsalt tolleaegseid lööklaule. Nii et palume teile muidugi kaasa laulda ja miks mitte ka kaasa tantsida, platsi peaks jätkuma. Kirglised naised, lõbus laulja viin, kui sa neid maitsed, kaob muure ja piin. Kirglised naised, lõbus laulja viin, kui sa neid maitsed, kaob muure ja piin. Aitäh! Hei, selles ilmas mullussa peab määrima, ei, selles ilmas mullussa peab määrima. Antsk oli alles veel noor poisi plönn, hammusta Mikkel katkise vähkel kui saad. Mõtles, et kui naise saaks, küll oleks õnn, hammusta Mikkel katkise vähkel kui saad. Eluaeg ta oleks siis naisele küll truu, ei küll teda huvitaks ilmas kõik muu. Nõnda viisi laulis kord Antsukese suu, hammusta Mikkel katkise vähkel kui sa saad. Tantsuaeg! Olgu see kuulsas Hispaanias või olgu see Eestis meil siin. Olgu see kaugel Itaalias, on igal pool naised ja viin. Naised meil õnnetust toovad ja naine on kurjuse juur. Siiski ka õnne meil loovad, siiski neist puudus on suur. Kõik koos. Naine on naine, oled seda vorjus või kaine. Sulle tuksub minu poissmehe rind, tule mulle, mina armastan sind. Naine on naine.
sina hurjus või käine. Sulle tuksub minu poissmeerin, tule mulle, mina armastan sind. Koos armastust, tervist, naeru ja õnne. Palume lavale tammed istutamiseks. Võite siia ettepoole tulla Kaia ja Kulno koos poja Karl Gustaviga, kes sündis 23. septembril 2023. aastal. Ja palume lavale ka Laura ja Taavi koos poja Johanniga, kes sündis 7. augustil 2023. aastal. Nende päevakangelaste auks siis me istutame tammed sinna külamaja juurde, jätkame traditsiooni nagu ka eelmine aasta. Aga me palume veel enne korra lavale Aili Anu, kes täna on võtnud enda kohustuseks istutada Pajusi külaseltsi ja Pajusi küla poolt tamme tähtsa päeva puhul ehk siis Pajusi 425. Aga ole hea, Jüri. Võta sina nüüd üle, näita, kus need puud. Paneme vanusega ritta ja istutame puud ära. Sel aastal me oleme rohelised. Arvi leidis need puud kohalikust Pisisaare metsast. Siia tuleb tamm ja see on siis külaselts ja külatamm. Nii et see on kõigile meile see tamm. Sest siin on tammed, sinul on siin kohe kõrval tamm ja üle tee on kohe Toomase tamm, mis te istutasite, kui te saite kauni kodutiitli. Jah. Kus vaikus meid piirab, on meil ainus soovus olla kord. Vaikse järve ääres tahaks olla sinuga. Mu kallis neiu, ootan sind. Oled kõik mul, pole teisi. Toimu hingel palju soojust. Meeldib siin, kus vaikus meid piirab. On meil ainus soovus olla kord. Vaikse järve ääres tahan olla sinuga. Mu kallis neiu, ootan sind. Tean, et oled kõik mul, pole teisi. Mu hinge palju soojust tuld. Meeldib mulle, ei jää mind ootama. Tahan anda endast, mis mul on. Ja siis ma
jääb. See hetk on kallim mulle kogu ilmapäev. Ja need jääda nii see neil ei saa. Sest jälle ma reisin saatjaks laul, kus ka viibid. Täna tähistasime Pajusi küla Esna mainimist Poola kroonikas 425. aastapäeva. Esinejad olid tublid, aga kahjuks publikut ei olnud. Praktiliselt kui hakkab tantsupidu, siis vist paarkümmend inimest veel on vaatamas, kuulamas. Kurb, et vabandused ansambli ja toitlustaja ees, et niimoodi läks, aga ilm oli vähemalt super, et selles suhtes oli tore. Lipud lehvivad ja vihma pole saanud ja 20 kraadi on sooja. Aitäh, kes osales! Las ma olla sinu soov, mind oota sa. Las mul saada osa õnne.
sest olen ta see. Las ma olla sulle päev, las ma olla sulle öö, las ma olla sinu soov, mind oota saa. Las mul saada osa õnnest, hoolt kanda sinu eest, soovid nii ju, et oleks mu see. Las mul saada osa õnnest, hoolt kanda sinu eest, soovid nii ju, et oleks mu see, et oleks mu see, soovid nii ju, et oleks mu see. Kus oled nüüd saanud ja mille peale loodad, ma ei tea, kas tunned kord saam, et seisan sinu juures, hoian sul käest ja seisan sinu kõrval, salaja läbi sind näen, ükskõik mida teed. Las ma olla sulle päev, las ma olla sulle öö, las ma olla sinu soov, mind oota saa, oota saa. Las mul saada osa õnnest, hoolt kanda sinu eest, soovid nii ju, et oleks mu see. Jah, tuleb kord päev, su silmad lahti lähevad minu jaoks, seda ma tean, et nüüdsest mulle kuulud. Jah, tuleb kord aeg, sa sõpra tahad leida endale, siis hüüa mind saan, sest olen ta see.